Paar spontaanset mõtet Human Design värav 48 kohta. Imeilus, ürgne, naiselik, intuitiivne tarkus. Ja mina ütlen selle kohta hästi tihti ka leidlikkus. Ehk siis arhetüüpselt naiselik, ma rõhutan seda, arhetüüpselt naiselik nagu ka teine värav, aga tead mis, ka meestel on sellele hea ligipääs, eriti selle aktivatsiooniga. Aga see arhetüüpselt naistele omane võime luua justkui näiliselt mitte millestki midagi väga-väga väärtuslikku. Nüüd ka selle aktivatsiooniga oled sina võimeline sisuliselt mitte millestki tegema midagi. Ja see suurim selline leidlikkus ja selline intuitiivne anne seisnebki sisuliselt külmkapi ukse avamises ja tundub näiliselt, teistele inimestele võib tunduda, et külmkapis pole mitte midagi. Sina aga näed, kuidas seda mitte midagi on võimalik imeheaks, maitsvaks, roaks kokku klopsida. Ja nagu sa siis juba aimata võid, siis seda annet ei pea sa rakendama mitte ainult köögis, vaid tegelikult saad sa seda rakendada ka kõigis muudes eluvaldkondades, eriti tööalaselt, sest tegemist on kollektiivse energiaga. Ehk siis värav 48 intuitiivne sügavus. Sa oled loomuomaselt andekas. Sul on mingisugune loomuomane intuitiivne anne ja küll oleks hea, kui sa hakkaksid seda teemat lihvima. Sellepärast, et päriselt ka surnuaiad on täis realiseerimata potentsiaali. Ja nüüd selleks, et sa saaksid hakata seda teemat lihvima, on ülioluline ületada oma selline hirm tundmatuse ees ja see on üks hästi ürgne hirm. Ja samamoodi tegelikult õppida käsikäes käima koos sellise ebaadekvaatsusega. Ehk siis, kui ma selle ebaadekvaatsuse kuidagi lahti seletaksin sinu jaoks, siis see selline ebakindlus, kas mu oskustest, teadmistest, rahast ja muudest ressurssidest ikkagi piisab. Kas mul on piisavalt palju aega, kas mul on piisavalt palju raha, kas mul on piisavalt palju teadmisi ja oskuseid, et toime tulla millegiga, mis võib, aga suure tõenäosusega ei pruugi tulevikus aset leida. Ja nagu sa siis juba aimata võid, siis tegelikult siin kogu see maagia sünnib hetkes. Ehk siis ka enda sellist intuitiivset annet ja potentsiaali saad sa tundma õppida ja rakendada ainult teel olles, ainult hetkes. Ehk siis ära lase sellisel ärevuse foonil ennast tagasi hoida ja püüa vältida ka kontrollimist, sest tavaliselt nii kui meil tekib ärevus, me tahame hakata kontrollima ja seda paati endale sobivas turvalises suunas rihtima. Ja hirm ebaadekvaatsuse, hirm tundmatuse ees koos ebaadekvaatsusega võib tegelikult panna ka massidele järgnema või elama teiste nõuannete juhiste järgi. Ja see on ka miski, millel sa võiksid praegu väga silma peal hoida.